Jõuluevangeelium Luuka järgi. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Küreenius oli maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida ütakse Betlemmaks, sest oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest neil polnud muud aset majas. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnustäheks, te leiate lapsukese mähituna ja sõimes magavat. Äkitselt oli koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. See on jõuluevangeelium. Head Eesti koguduse pereliikmed Helsingis. Täna seda tervitust öeldes tundub nii, nagu palju aastakümneid tagasi, 60. aastatel, kui Helsingi ja Tallinna vahel hakkas laev liikuma ja kui noore poisina koos isaga, kes oli Soome poiss, olime sadamas Soome sõpru ootamas, siis oli piir meie jaoks suletud. Nüüd on see jällegi siis suletud ja saab teid tervitada ainult selle videotervituse vahendusel. Olud maailmas muutuvad ja on tegelikult ka väga palju viimase aasta jooksul muutunud. Aga jõulusõnum on ikkagi see sama, oli see siis 2000 aastat tagasi, oli see 1000 aastat tagasi või 500 aastat tagasi. Ja see on ikkagi see sama, et kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis siia maailma, sündis neitsist ja sai inimeseks. Ajad tõesti muutuvad ja see, kus me täna oleme, aasta tagasi ei oleks me seda osanud veel ette kujutadagi. Ja oli tekkinud kuidagi rahulik ja turvaline tunnetus, et midagi erilist nagu ei toimugi. Aeg tipsub ja tiksub edasi ja imestamist peeti tegelikult millekski, mis ei ole tänapäeva inimesele sobiv. Tõsi, lastel oli lubatud imestada, sest nemad olid oma teekonna alguses, aga täiskasvanud inimene ei tohtinud tegelikult oma emotsioone väga näidata ega imestada. Ta pidi kõike võtma nagu iseenesest mõistetavat ja oodatut. Aga jõulusõnum õpetab meile, et tegelikult elu ongi muutumises. Joosep ja Maarja lähevad pikka teed ja jõuavad välja Betlemma. Nad ei leia endale isegi paika,
paika, kus peatuda, saavad ühe rahuliku paiga laudas ja seal sünnib maailma õnnistegija ja lunastaja. Kas seda võis oodata? Ei, see oli ootamatu, aga nad leppisid selle ootamatu olukorraga. Inimeste elus ongi tegelikult suur asi just see, kui me suudame ka täna imestada ja imetleda. Imetleda Jumala suurust ja Jumala vägevust. Püha Paulus kirjutab Timoteusele, suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, üles võetud kirkusesse. Niisugused imetlemise jõulupühad on ka eelolevad jõulud. Mõtlen siit Haapsalust teie peale ja loodan, et küll piirid lähevad jällegi lahti, nii nagu nad 30 aastat tagasi lahti läksid, et nad läheksid ka nüüd jällegi uuesti lahti ja oleks võimalik tulla meil teie juurde ja Soomest taas oma põlistesse kodudesse siia Eestimaale. Selleks hoidku ja saatku teid kõiki vägev Issand ja õnnistegija. Olge hoitud, püsige negatiivsed. Palvetame üheskoos, nagu Issand on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kolmainus Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.